Rõõm on taas kord tervitada remondifirma.ee mehi ja seekord siis Kalamajas. Ja kallite vaatajad, ma nüüd annan teile väikese ettekujutuse sellest asjast siin. Siinpool, teise plust, on magamistuba ja elutuba. Siinpool on siis see kõik, kus ülejäänud elu peaks hakkama saama ja toimuma. Mis oli enne siin, kui te siia tulite, mis te nüüd ära olete teinud ja mis siis lõpuks siin kõik olema saab? Ma saan aru, et köök tuleb vist sinna. Ja, tere! Et jaa, siukene Kalamaja kompaktne romantika on ju. Et pinda on siin esimeses ruumis suurusjärk 16 ruutu. Et see on siis sealt uksest astud sisse tuppa? Jah, see on siis välisuks. Ja siin oli enne ka samamoodi oli siis ehitatud pesuruum nagu eraldi seinaga ära eraldatud ja tehtud valmis. Ja siin on siis kööginurk ja siin oli üks suur sektsioon kapp, et tulid tuppa, said kohe minna vetsu, kohe kööki, väike sööginurk ja siis elamine oli eraldi toas. Ja teie siis võtsite põhimõtteliselt, ma saan aru, et parketi vist jätsite veel, et siin tulevikus on peremehel plaanis natuke muuta seda asja, aga muidu on kõik puiduni välja, on ja, palgi. Ja, et siin said, seinad olid enne ka kippseinad, need tõmbasime kõik maha. Need olid, nagu ütleme, suhteliselt lihtsalt tehtud, kasutades siis isakaid väljendid. Et need olid kuidagi niimoodi suhteliselt õblukeselt ehitatud ja väga niimoodi kahtlaselt paigaldatud, et ka kippusid juba nagu natukene punni minema need seinad. Et nüüd on nüüd korralikud karkassid, kõik on õigesti paigaldatud, tehtud, uus kips, uus viimistlus siis seinte osas ja samuti sai siis kogu see vannitoa karp, sai kogu täiega välja lõhutud. Milline enne oli see, enne siit sirget ei olnud, enne vist oligi mõlemad pidi selline, jah? Jaa, et siit jooksis ka veel niimoodi kolmnurka sisse ära, et siin nüüd võiks triide nagid ja siis mingi jalatsiriiul. Et tõmbasime nüüd seda seina nii lähedale kui saab, et päris nagu uksest välja ei tahtnud tuba teha. Et nii palju tõmbasime välja poole kui võimalik, et saaks sees siis kabariiti suurendada, et seal on 5 cm seal seespool annab juba päris suure efekti. Usku mind annab küll, jah. Aga siin oli ennem oli nii, et pesemine oli siis otse, tegid ukse lahti, oli kohe nii-öelda nagu duši osa ja trapp on ikka oli põrandas, et kui pesus ära käisid, siis oli nagu kogu tuba märg ilusti. Ja aga nüüd siis, et kuna te lükkasite selle seina siit olite väljapoole, siis nüüd tuleb siis dušinurk siia. Jaa, et me tõstsime natukene ringi, et pott oli ka varem siis vasakul pool, siis vetsupotti tõstsime paremale, jääb ta pool viltu selle seina äärde, siis paneme sinna, kus varem oli duš, sinna tuleb nüüd pesumasin, paneme pesumasina peale valama. Ja pesemise lükkasime siis siia nii-öelda nurga taha, siia tuleb 80 dušinurk, kus siis on all üleval on raamid ja klaasid ees ja jääbki väga hea. Ja boiler sai ka välja vahetatud, et kuna see 50-liitrine ümmargune boiler, mis siin enne oli või see silinder, et sellega läksin vähe keeruliseks, sest ta polnud kuhugi nagu head kohta enam panna. Ja kui soovitasime kliendil osta selle kandilise boileri, mis nüüd on uued, et ta võtab palju vähem ruumi, ta on litraaž on sama, ta on kõvasti kitsam ja saab väga nagu kitsasse tingimustesse paigaldada, et ta ei võta nii-öelda, ei dikteeri seda, kuidas see vannituba peab välja nägema, et kuna ruumi tõesti on ahtult. Kaua te siin tegutsenud olete, kaua läheb? Sa tead, et kui me täna see filmi tulime, siis ütlesid, et Jaanus ära vastu seina mina, et seinad on veel värvised, et siis nii ongi. Ja lõpu sirge, et suured asjad kõik on tehtud, et nüüd ongi niimoodi, et veel vaadata, et kus on võib-olla natukene vaja parandada pahtliga seina, et värvi alt on veel midagi äkki välja paistmas. Ja siis saame hakata vannitoa sisustust sisse tõstma. Aga siin oli ikkagi tegemist vana majaga, et siiski seinad olid juba kummis niimoodi, et tuli ka selliseid nagu tõesti üllatused, otsite peast kinni, et pagan, seda küll ei oleks ette oskanud näha. No kõige appum lugu oli selle duširuumiga, et kuna siin olid ikkagi need silkarid olid servadest juba ammu läinud ja hüdrotundus, et siin küll ei ole tehtud. Et seetõttu olid kõik need puitlasplaadid, mis maas olid, tagumine seinakips, need olid kõik täiesti niisked. Et esimese hooga saigi kõik välja kistud, siis vaatasime, et okei, palk on ka märg, õnneks pehme veel ei ole. Aga jätsimegi siis nii-öelda kuivama, panime siia puhuri sisse ja samal ajal, kui siis muid lammutusi ja seinakarkassi tehti, siis oli siin hea soe, siuke saunakas. Aga kuivatas need palgid nagu ilusti ära, et oli näha, et nad ei läinud pehmeks. Ja siis saime hakata nagu seinu vaikselt kinni panema. Et siia nüüd sai ka, näiteks lakke on pandud uus laudis, siin enne oli ka. Ja siin on ka siis nii-öelda see tõkkekile või kuidas õige nimetud on siin vahel. Et ka, et säilitada nagu võimalikult seda ruumi ja seda niiskust ei läheks nagu siit ruumist välja, et ta ikkagi salvestub siia ja siis sundventiga juba likvideerime selle siit toastane. Ja kogu juhtmestik, vool, uus? Ja, et selle ruumi siseselt ja siis see vets saab kõik uue kaabelduse, et peakaabel tuleb sisse, normaalne kilp on ka, midagi on tehtud, aga näiteks maandust üldse ei ole.
et siis ikkagi elektritööd teeme ka nagu selle pilguga üle, et see, mis meist maha jääb, jääb ikkagi nii-öelda normidele vastav ja nii nagu peab. Teil on vaja remonti teha, olgu see suur või väike, siis helistage Kasparile, kirjutage Kasparile ja kõige lihtsam remondifirma.ee, selle kaudu siis saata andmed, mis mure on, saatke pildid, videod, jumala eest, saatke kõik sinna ära, seda kiiremini, seda täpsem vastus saavad poisid teile anda ja miks mitte, vaata, pisikesest asjast saab teha väga vinge asja.